Tere päevast, head kuulajad! Eetris on jälle Eesti Spordi Olümpiamuuseumi podcast Rüütli 15. Minu nimi jätkuvalt Kalle Voolaid ja koos minuga on stuudio seinte vahele kogunenud muuseumi arendusspetsialist Urmet Paloveer. Urmet tervitab teid kõiki. Ja kuraator Rait Männik. Tere ka minu poolt. Koroonakriisile vaatamata oleme oma podcastidega teinud ilusa seeria jõudnud kevadesse, läbi võtnud palju põnevaid teemasid ja mul on hea meel rõhutada, et ka tänane teema on endiselt väga põnev ja tõukub mõnes mõttes meie hiljutisest saatest, kus me lahkasime Eesti sportlaste tegemisi ookeanitagustes, suurliigades, pallimänguliigades, NBA ja NFL ja kõik teised. Nii et sellest meile endilegi jäi see sisemusse väike küsimus, et aga kui võtta siia võrdluseks Eesti sportlaste tegemised Euroopa suurtes liigades, et mis pilt sealt välja joonistub või joonistuks. Ja nii me selle teema siis täna ette võtamegi. Keskendume siis Eesti sportlastele Euroopa pallimänguliigades ja et see teema liiga suureks ei läheks, võtame siis täna ette ajavahemiku nende liigade sünnist ehk siis 50. lõpust 60. algusest kuni siis sellise esimese suure etapi lõpuni, mida me siis enda jaoks piiritlesime tegelikult siis Nõukogude aja lõpuga või siis kusagil selle aastaga umbes 1991 ehk siis need, kellest me räägime, need siis eeskätt pidid läbi murdma, et nendest liigadest jõuda nii kodusest kui ka Nõukogude Liidu veel sellisest kadalipust ehk siis olema eriti head ja eriti tugevad sportlased. Ja kui vaadata, mis aladel need sarjad olemas on või mis sarjadest me juttu teeme, siis tegelikult on ju elementaarne, me teame ju tegelikult kõik, et üks selline suur sari on meistrite liiga jalgpall ja et Euroopa jalgpallisarju on olnud teisigi. Täpselt samamoodi me teame, et on olemas Euroliiga korvpall ja et ka korvpallisarju on olnud teisigi. Kuid sellega ilmselt asi ei piirdu. Teame ju, et meil on olnud läbi aegade edukaid näiteks ka võrkpallureid, aga tegelikult, et selle jutuga kuskilt pihta hakata, siis esimene küsimus olekski, et võib-olla see kõige populaarsem pallimäng, jalgpall. Kas üldse on meil midagi rääkida Eesti sportlastest, Eesti jalgpalluritest eurosarjades enne aastat 1991? Urmet, sina oled jalgpallihuviline, jalgpallispetsialist. Kuidas sulle tundub? Jaa, jalgpallihuvi on täitsa olemas, aga ega keeruline on leida, aga õnneks päris null sellega olukord ei ole või vähemalt mingeid seoseid Eestiga on ikkagi mõnel jalgpalluril täitsa olemas ja mõnel on kohe päris otseseid, kes siis on Euroopa erinevates liigades mängida saanud, just üle euroopalistes liigades siis. Et esimesena tuleks mainida Georgi Rjabovit, kes siis 38. aastal Tallinnas sündinud mängijana siirdus seal 50. lõpule Moskvasse ja 60. siis suurema osa oma karjäärist mängis Moskva Dünamos. 63 Nõukogude Liidu meistriks ka tuldi, aga tol ajal veel Nõukogude Liidu klubid eurosarjades ei osalenud, nii et võib-olla olulisem on mainida siin seda 67. aastal Nõukogude Liidu karikavõitu Moskva Dünamoga, mis siis järgneval hooajal tagas ka pääsu Euroopa karikavõitjate karikasarja, aga paraku Rjabovil sellised euromängud jäidki mängimata, kuna 68. aastal, kui see Moskva Dünamo oleks seda sarja mängima pidanud, siis nimelt olid toimunud Praha kevade sündmused, millega seoses siis paljud lääneriikide, Lääne-Euroopa klubid või riigid isegi
keeldusid, tatsid nagu idabloki meeskondade vastu, kes olid seda Praha kevadet maha surunud, neid nagu boikottida või mitte mängida nendega. Ja siis oli variant, et UEFA loosiks neid Ida- ja Lääne-Euroopa klubisid eraldi omavahel kokku või lõpuks läks asi niimoodi, et Moskva Dünamo ja veel mitmed idabloki klubid eesotsas siis Union Berliiniga ja veel üks Poola ja Ungari ja Bulgaaria klubid siis lihtsalt taandusid, loobusid sellest sarjast, nii et jäigi siis Rjabovil tookord mängimata ja sellest nii-öelda Ida-Euroopa taandumisest tulenes siis veel see, et näiteks selline Euroopa gigant nagu, et Barcelona ja AC Torino said siis lihtsalt teise vooru edasi teisest voorust edasi veerandfinaali ilma üldse, et oleks pealt mängimagi. Ma saan aru, et lääneriigid alustasid sellist jonnimist ja idabloki maad siis omakorda jonnisid vastu ja tulid ära üldse mängimata. Jah, küll mitte kõik, et seal Rumeenia ja Jugoslaavia klubid ja kusjuures ka Tšehhoslovakkia klubid ei taandunud. Et selles mõttes oli huvitav, et need jäid nagu edasi mängima, aga sellised vist äkilisemad idabloki omad siis võtsid tagasi, jah. Aga kui vaadata, kas Rjabov üldse oleks mängida saanud, siis tõenäoliselt ikkagi oleks, sest tollal ta oli ikkagi põhikoosseisu mees ja nii-öelda kõva mees ja mängis ka ju liidukoondises, kui mu mälu mind ei võta. Ta ju 66. aasta MM valikmängudes isegi mängis mõned mängud kaasa, et küll MM-ile ei pääsenud, aga et koondises küll, nii et ilmselgelt ilmselt ta oleks mänginud kas just kõiki mänge, aga kindlasti mõnedes mängudes kindlasti, võib-olla ka kõik. Ja muidugi huvitav on veel vaadata seda, et mõni aasta hiljem 70, kui samuti Dünamo võitis selle Nõukogude Liidu karika, siis Rjabovi karjäär nagu Dünamos lõppeski 70. aastaga, et oleks ta veel nagu pannud ühe hooaja edasi, siis Dünamo selle 70. aasta karika võidu pealt jõudis järgnevas Euroopa karikavõitjate karika turniiril finaali suisa. Et jah, oleks olnud näiteks Euroopa karika finalist, see oli hooaeg 71-72, aga Nõukogude Liidust 70. aasta karikavõitja läkski sinna 71-72 hooaega mängima. Et jah, et oleks karika finalist võinud lausa olla, aga paraku siis enne otsustas karjääriga nii-öelda joone alla. Sünni aasta 38 ikkagi juba tublisti üle 30. Jah, kuigi kaitsjad üldiselt ongi natuke võib-olla ka vanemana kestavad, et tema, kui ma ei eksi, oli ka pigem selline kaitsja rohkem, aga jah, ju siis nii-öelda oli aeg joon alla tõmmata. Aga kui siin veel edasi liikuda siin natuke lähemasse aega, siis üldse väljaspoolt Nõukogude Liidu süsteemi Evald Mikson, üks Tartus sündinud spordimees, kes siis ka jalgpallur ja jäähokimängija oli ja peale teist maailmasõda läks siis algul küll Rootsi ja lõpuks siis edasi Islandile. Et tema mõlemad pojad siis Johannes Edvaldson ja Atli Edvaldson mõlemad siis on saanud täiesti arvestatavates Euroopa tippklubides mängida, et Johannes Edvaldson siis oli Glasgow Celticus aastatel 75-80 ja Celtic ühe Šoti hiiuna loomulikult selles ajavahemikus oli korduvalt siis kas meistrite, küll tol ajal mitte meistrite liiga, aga siis Euroopa meistrite karikasarjas ja samuti ka karikavõitjate karikasarjas, et nüüd ei oska selles mõttes öelda, et kas ta ka platsile sai, kuigi pigem kipuks ikkagi kahtlustama, et pigem ikkagi sai. Aga Atli Edvaldsoniga, noorema vennaga, et temal on siis küll täiesti selline tore asi,
et mängis Bundesligas erinevates klubides, aga kindlasti edukaim periood võis olla siis, kas just edukaim periood, aga ütleme, et selline nagu millega ta Euroopasse jõudis, oli siis, kui mängis Bayer Erdingeni võistkonnas, mis hetkel on küll 3., 4., igal juhul väga sügavale kukkunud, aga siin veel 90-ndatel oli Bundesligas. Et 85, kui ta sinna Bayer Erdingeni läks, 85 siis Erdingen võitis DFB karika ehk siis Saksa karika. Ja järgneval hooajal siis 85-86 jõudis Euroopa karikavõistluste karikal suisa poolfinaali, kus kaotas siis Madridi Atleticole ja Edvaldson mõlemas poolfinaalmängus mängis ja ka varasemates, nii et selles mõttes siin ei saa öelda, et lihtsalt oli lähedal, kui sellised asjad juhtusid, vaid oli ise osaline lausa neis. Väga uhke. Ja veel viimasena võib-olla mainiks Valeri Karpinit, kes tegelikult liitus ka Moskva Spartakiga 1990 ja Spartak jõudis hooajal 90-91 meistrite liigas suisa poolfinaali, kus kaotas siis Marseille Olympique'ile, kes küll tol hooajal ei võitnud, et Olympique'i võit tuli siis aasta hiljem. Aga kas nüüd Karpin seal mängida sai, ma natuke kahtlen, et ta ikkagi pigem, ma eeldaks, oli rohkem võib-olla ikkagi pingil, sest ta veel, see vanus oli tolle ajal hästi noor, et ta just oli ju läinud Spartakisse, nii et kindlalt ei saa öelda, et kas oli pingil või väljakul, aga pigem kahtlustan pinki. Nii et selliseid piiripealseid nimesid, aga ei ühtki superstaari selles mõttes, et võib-olla Atli Edvaldsoni puhul, ta oli seal 80-ndate keskel suisa vist Bundesliga mitte suurim väravakütt, aga teisel kohal siis, et selles mõttes ja see poolfinaal seal Euroopa karikavõistluste karikas mängijana, et see isegi on täiesti märkimisväärne, aga ülejäänute puhul nii säravaid asju välja tuua ei ole. Olgu, selline päris põnev sissejuhatus, aga kui nüüd tulla natukene siia kodumaile ja vaadata, kas ka mõned Eestist läinud pallimänguvõistkonnad eurosarjades kaasa on teinud nõukogude perioodil, siis tegelikult on ja tegelikult saab seda juttu alustada üldse või kui tulla siia kodu Tanumaale, siis Eesti näiteks korvpallurite esimene puutumus Euroopa korvpallisarjadega, mis tegelikult algasidki alles ju aastal 1958 nii meeste kui naiste nii-öelda need meistrite karikasarjad, mille õigusjärglased need tänapäeva Euroliigat nii meeste kui naiste omad siis on. Et algasidki aastal 1958 ja juba aastal või hooajal 1960-61 tegelikult pääses sinna naiste karikasarja või siis tänase nimega Euroliigasse võistlema Tartu Ülikooli korvpallinaiskond, millel oli sel hetkel käsil selline läbi aegade suur seeria, 4 hooajal järjest oli võidetud Nõukogude liidu meistrivõistluste hõbemedal ja hooajal 60-61 siis tehti selles mõttes ajalugu, ka eurosarjade ajalugu, et vähemalt naiste arvestuses, et esimest korda lubati ühest riigist rohkem kui üks naiskond peale, nii et lisaks meistrile, kelleks oli siis tollane absoluutne valitseja naiste korvpallis Riia TTT naiskond, lasti hooajal 60-61 eurosarja ka hõbemedali naiskond ja selleks oli siis Tartu korvpalli naiskond, nii et 2 Baltikumi naiskonda said korraga eurosarjas peale ja see siis minu teada võib-olla Rait pärast parandab, aga oli üldse esimene kord, kui Eesti pallimängijad eurosarjas platsile pääsesid. Ja kuna tuldi sellisest tugevast korvpalliriigist ja Riia TTT naiskond oli ka selles eurosarjas siis tiitlikaitsja, siis Tartu naiskond ei pidanud neid esimese eelringi üldse mängima ja sai see süsteem või reeglid olid küll veidi keerulised, aga mulle tundub, et see, kuhu pääseti tegelikult oligi
ikkagi veerandfinaal, kuhu saadi kohe asetus. Ja selles veerandfinaalis siis loositi Tartu vastaseks Saksa TV naiskond Halle linnast. Ja tegelikult tagantjärele võiks ju kurta isegi halva loosi õnne üle, kuigi tartlannad sellest Halle naiskonnast jagu said. Selles mõttes, et veerandfinaalis oleks võinud vastaseks tulla ka näiteks Maroko korvpallinaiskond Casablanca linnast, kuna need olid need ajad, kui Põhja-Aafrika oli veel üsnagi tihedalt Euroopa korvpalli integreeritud. Mäletame ju, et Egiptus on lausa tulnud korvpallis Euroopa meistriks, nii et ei ole siis ka siin imestada, et Maroko naised aeg-ajalt ka Euroliigas korvpalli mängisid ja nagu me näeme, siis jõudsid veerandfinaali välja, nii et oleks ju võinud vedada ja oleks võinud tartlannad ju Maroko naistega saada mõõtu võtta, aga selles mõttes siis ei vedanud. Aga ka see Saksa TV naiskonna Tartus käik oli tegelikult üsnagi suurt põnevust tekitav ja tekitas omajagu sellist korvpallibuumi Tartumail toona. Ja muidugi põnev oli ka see vastukülaskäik Saksamaale, nii et see oli selline parasjagu elevust ja nii, et veerandfinaalis Saksa naiskonda võideti 78-35, 71-49, nii et paraja vahega saadi poolfinaali ja jälle natukene võib öelda, et oli ebaõnne. Poolfinaalis siis nimelt oli vastu just tiitlikaitsjad Riia naiskond ja nendest ei saadud jagu kumbaski mängus. Nii et selles mõttes euroteekond lõppes küll 2 mänguga, aga teisepidi võttes oli see ausalt öeldes ikkagi super edu. Euroopa meistrite karikasarja poolfinaal on ikkagi väga kõva tulemus, vaata kust otsast tahad. Nii et Tartu naised tegid sellise Euroopa ukse meile lahti. Ja see ei ole ainult, et üks mängija või nii, vaid suisa terve naiskond ja sealt, nagu me teame, oli ju terve rida tippmängijaid, kes jõudsid liidukoondisesse, kes jõudsid tiitlivõitudeni. Ja treener Edgar Naarits oli ikkagi omas ajas suur nimi ja tõeline legend. Aga see ei olnud ju Eesti pallimänguvõistkondadele ainus eurosarjas käik. Või kuidas? Jah, see kõik vastab tõele. Vastasseis Saksa Demokraatliku Vabariigi ja Eesti vahel pallimänguplatsidel ei jäänud 61. aastal viimaseks. Sama sai teoks ka 69. aasta alguses ja kohtusid siis mehed ja võrkpalliplatsil. Aga enne kui sellest teemast pikemalt pajatada, tuleb rääkida seda, et Tallinna Kalevi meeskond siis 68 tuli NSV Liidu meistriks võrkpallis ja sama aasta sügisel teatatis vastu otsus, et NSV Liidu võistkonnad pärast 3 aastast vaheaega on taas osa võtmas Euroopa riikide meistrite karikasarjast ja et osaleja on NSV Liidu meister ehk siis Kalev. Aga juba siis olid omajagu vastasseisu ja tülisid, sest et AKSK mehed kurtsid, et nemad pole mitu aastat karikasarjas mängida saanud ja nemad tahaksid ise minna. Ja eks neid soovijaid oli veel, nii et see tüliõun tuli kuidagi lahendada ja see lahenes Eestile soodsalt, lahenes Meksiko olümpiapäevil ja just Meksiko olümpial toimus ka loosimine. Loos viis Eesti võistkonna siis kokku esimeses ringis põhjanaabrite parima võistkonnaga, milleks oli Soome meister Johanneksen pojad, kes oli nii kaugele jõudnud esimesest eelringist pärast vastasseisu oma heade naabrite rootslastega alistati Stockholmi Lidingö klubi, kellest ka hiljem proovime mõne sõna pikemalt rääkida. Aga igal juhul see vastasseis Eesti-Soome vahel oli selgelt Eesti poole kaldu, 2 selget võitu viisid Tallinna võistkonna järgmisesse ringi ja seal 8. finaali mängus tuligi vastu minna Leipzigi võistkonnaga. No tegelikult on seda idasakslaste Leipzigi klubi peetud põhimõtteliselt Ida-Saksa koondise tuumikuks, sest et enne seda hooaega 7 korda olid nad tulnud Saksa TV meistriks ja 7 järgmisel aastal ka.
Et tegu polnud nõrga võrkpalliriigiga, näitab see, et Meksiko olümpial saadi 4. koht, aasta hiljem, siis ütleme sellest vastasseisust Eestiga 70. tuldi maailmameistriks, 72 saadi olümpiahõbe. Tegu oli ülikõva võistkonnaga, kus osad olümpial käinud mehed ei pääsenud regulaarselt isegi klubimängus platsile. Eesti läks sellele, räägime Tallinna Kalevist, läks sellele mängule vastu, aga natukene selliste minoorsete nootide najal, sellepärast, et mehed olid mänginud ülipika hooaja 68. aastal, 69. aasta sari oli ka juba mõnda aega käinud ja väsimus oli pugenud meestesse. Sellest nagu tihti kord aru ei saanudki, aga kuna puudus niisugune konkreetset väga vastutusrikaste mängude kogemus ja rahvusvahelisi mänge ju polnudki eriti mängitud, siis see sai ilmselt natuke saaduslikuks. Igatahes veebruaris toimus esimene mäng Saksa TV-s ja see lõppes Eesti poolt vaadatuna 1-3. Ja mida on rõhutatud tagantjärgi või toonitatud on see, et väga palju, eriti otsustavatel hetkedel vilistati Eesti meestele niisuguseid vigu või patustamisi, mida NSV Liigas juhtus väga-väga harva või ei tulnudki ette. Et tihti kas leiti, et jalg on joonel või tehti mõni muu liigutus, mis tolle reeglitega oli vastuolus ja neid konkreetseid vigu siis vilistas võrkpallimängus võrgu alumine kohtunik ja see alumine kohtunik oli tol ajal alati võõrustava riigi esindaja. Et peakohtunik oli küll neutraalsest riigist, aga osasid vilesid puhusid kodumehed ja puhusid siis nii, et eestlastele jäi see valusalt hinge. Igal juhul, kui märtsikuus toimus kordusmäng, siis oldi omajagu verised ja loodeti saada abi sellest, et tuuakse kes samaväärselt vastu vilistaks ja aitaks Kalevi mehi ka pisut. Aga sattus Moskvast tulema üks mees, kellel eestlastega oli parasjagu kana kitkuda ja ei mingit toetavat vilet tulnud seal kordagi. See umbkeelne Loginov, nagu on räägitud, olevat pärast mängu istunud lõpubanketil, ei saanud midagi aru, tõmbas nosu täis ja palus siis ühel hetkel sakslastele edasi anda, et tundis ennast osana sellest, et sakslased võidu said. Et nad võidu said, see nüüd on öeldud, aga tegelikult oli seal eestlastel šansse küll, et kahes esimeses game'is ju juhiti veel 13-10 ja kui Eesti oleks võitnud või Tallinna Kalev oleks võitnud 3-0, oleks nad järgmisse ringi saanud, aga ilmselt mitmetest seikadest johtuvalt see võit jäi võtmata. Game küll saadi, see kolmas game, aga sellest ei kokkuvõttes läheks. Kui veel põhjuseid otsida, miks see Kalevi teekond nii lühikeseks jäi, on see, et euromängudele mindi vastu väga pikalt turneelt. Oli mängud Ukrainas, jõudi Eestisse ja siis liiguti Eurotripile ja ei olnud kaasas niisugust head toetavat kõrvalkõndjat, nagu on öeldud. Arvati, et võtame treeneri ja arsti kaasa ja lähme mängime selle Euroopa karika mängu ära. Aga niisugused vastutusrikkaid mänge ilmselt tuleb valmistuda nendeks natuke sisukamalt. Igal juhul siis idasakslased selle Halle naiskonna armetu kaotuse eestlastele revanšeerisid 8 aastat hiljem ja niisuguseks need mängud siis jäid. Kalevi vastane vaadati küll ja jälgiti, et ehk oli tegu nii kõva võistkonnaga, kes hiljem lausa sarja võidab, aga ega idabloki maad olid kõik tollal väga tugevad ja sakslaste teekond jäi pooleli poolfinaalis, kaotati Bulgaariale. Nii et selline oli siis Kalevi eurovõistlus 69. aastal. Ja see jäi tegelikult siis,
võrkpallis vähemalt jäigi vist ka ainsaks selliseks puutumuseks euro võrkpalliga meie kodustele võistkonnadele. Kui me just räägime sellest nõukogude perioodist, siis tõesti Eesti klubid ju rohkem nii kaugele kõrgele jõudnud ja Eesti mängijaid, selleni jõuame vist natukene hiljem. Aga kui üldse vaadata, siis mina leidsin veel ainult ühe Eesti pallimänguvõistkonna, kes veel Euroopasse Nõukogude Liidu päevil jõudis ja see oli siis Tallinna Kalevi korvpallimeeskond hooajal 1990-1991 ehk siis vahetult Nõukogude Liidu lõpu eel oli nii palju kõrgel tasemel juba Nõukogude Liidu kõrgliigas, et pääses mängima Koratši sarja Jaak Salometsa juhitud Kalevi meeskond ja seal võideti avaliigas ühte Tšehhoslovakkia meeskonda Prievitsat 107-87, 86-85 ja teises ringis tuli vastu siis üsnagi nimekas Zadari meeskond, mille rosterist võisid ka lugeda välja Dejan Podiroga nime tollal ja keda küll kodus võideti Aivar Kuusma 25 punkti toel 10 punktiga 85-75, aga võõrsil saadi suur kaotus 71-92, nii et see Kalevi meeskonna teekond siis lõppes tookord ka teises ringis, nii nagu ka võrkpalluritel mõni aeg varem. Aga nagu me teame, Kalevi korvpallimeeskonna parimad ajad olid alles tol hetkel tulemas, nii et sellega asi ei piirdunud Kalevi meeskonna jaoks küll tol korral eurosarjas, aga mitte edaspidi. Nii et mina rohkem ei leidnud. Kuidas teile tundub, kas mõni võistkond on meil nüüd kahe silma vahel jäänud või oligi see Euroopas käik kolme võistkonna teema nõukogude ajal? Ega ei oska sel hetkel küll seda loetelu kuidagigi täiendada, et vähemalt pallimängude maastikul usun, et ei ole kellelegi liiga teinud ja meie ülevaade on siiamaani nagu täielik. Väga hea, aga võib-olla siis vaatame nüüd sellist tulemuslikkust, et need olid nüüd meie võistkonnad, aga sellega ju asi selles mõttes ei piirduda, et me ju teame, et meie suurimad tipud tegelikult ikkagi tegid oma suuri tegusid väljaspool koduvõistkondi ja nii mõnigi ju tegelikult päris edukalt, et kui nüüd arutleda seda pidi, et kes meil need kõige tulemuslikumad eestlased eurosarjades on olnud, siis kus me võiksime alustada või kellest võiks alustada? Minugi pärast võiks võtta sellise suhteliselt müstilise pallimängu ala nagu veepalli, sest ega seda ju Eestis pole harrastatud, võiks öelda aastakümneid, peaaegu pool sajandit varsti saab sellest ilmselt vist täis, kui viimati veepalliga päriselt nagu tegeleti. Aga tõepoolest meil ju olümpiavõitja Mait Riismann ei ole piirdunud ainult olümpiavõiduga, vaid noorelt ta läks ju ühte, võiks öelda ka maailma sellisesse tippveepalliklubisse, Moskva riikliku ülikooli veepalliklubisse, millega siis tuli ka Euroopa karikavõitjate karikavõitjaks 1976. aastal. Ja selle sama klubiga jõudis ka Euroopa superkarika finaali samal ajal siis ainult siin seda võitu siis ei tulnud, et piirduti teise kohaga. Samas on muidugi huvitav see, et siin Eesti allikates ei ole leidnud Mait Riismanniga seoses rohkem Euroopa klubisarjade võite või finaale. Samas kui vaadata seda, et tema klubiline kuuluvus 1984–88 on Moskva Dünamo ja sellel perioodil ju tegelikult Moskva Dünamo 1985 võitis samuti Euroopa karikavõitjate karika veepallis ja samuti jõudis 85 ka superkarika finaali ja ei võitnud seda. Ja 87 lausa Euroopa meistrite liiga veepalli finaali, et siis võib-olla
ongi siin nüüd veel natuke spordiajaloolastel uurida, et kas Mait Riismann siis lihtsalt ei ole nendes võidukates võistkondades ikkagi olnud, kuigi kuulus ju Moskva Dünamosse või on need võidud jäänud kuidagi märkamata ja ei ole siin meie erinevatesse spordiraamatutesse ja andmebaasidesse sattunud, et lihtsalt on kuidagi nii-öelda... No, ma julgeksin siin seda teist võitu siiski kinnitada, sest et sellest on minu meelest on küll juttu ikkagi päris selgelt olnud, et ta peaks ikkagi olema kahekordne Euroopa karikavõitja. No vaat, võib-olla peaks veel vaatama, võib-olla selgub, et on veel lisaks ilusam see Mait Riismanni saavutuste nimekiri, et võib-olla on ka siis veel meistrite liiga finaal, kes teab, ja see teine superkarika finaal, aga jah, et seda peaks natuke lähemalt veel vaatama, et teada on, et vähemalt see klubi, kus ta mängis, nendes finaalides osales. Ehk siis teisisõnu on meil veepalli olümpiavõitja näol tegemist ka ühtlasi ikkagi kahekordse Euroopa karika võitjaga veepallis, et see on päris kõva avaldus. No täpselt, sest et nagu öeldud ju alustusekski, et tegemist on ju alaga, mida Eestis sisuliselt pool sajandit pole harrastatud, et kui Riismann Eestist lahkusega, siis enam-vähem hakkaski veepalliga siin asjad ühele poole saama. Ja see tuletab meelde ühe meie varasema podcasti, kus oli juttu parematest spordiraamatutest ja seesama Mait Riismanni ilukirjanduslik raamat Veepallur oli selles loetelus meil esindatud ja julgen veel kord kinnitada, et väga hea raamat ja ka seesama lugu sellest, kuidas Eesti veepall hakkas hääbuma, on seal ka päris värvikalt kokku võetud ja neid lood ja see tase, kuhu ta sattus Eestist minnes, on seal kõik päris kenasti kirjas. Ehk siis Eesti noor kutt sattus suurde klubisse ja suurde veepalli keskkonda ja kuidas ta seal ellu pidi jääma, see väärib meenutamist kindlasti. Aga oli sulle mõni karikavõitja veel varukas või ma vastan sulle korvpalliga nüüd? Karikavõitjaid ei ole, jah, et tulevad siis juba natuke väiksemate tulemustega, aga pane korvpalliga siis vastu. Nii et kui sinul oli kahekordne Euroopa karikavõitja veepallis, siis mina tulen välja omalt poolt kahekordse karikavõitjaga korvpallis, kelleks oli siis Jaak Lipso ja tema teekond Euroopa väljakuutel oli ikkagi väga pikk, kui see kõik kokku võtta, siis minu kiire statistika ütleb, et Jaak Lipso mängis Euroopa meistrite karikasarja või siis tänase nimega Euroliigat koguni 6 hooajal. Esimesel hooajal jällegi Riia meeskonnas, hooajal 60-61 siis Riia ASK meeskonnas ja tuletage meelde, selleks hetkeks oli Riia ASK järjest võitnud 3 üldse esimest Euroliiga hooaega, ehk siis 3 esimese hooaja karikavõitja koosseisu pääses 4. hooajal siis tema ja Riia ASK jõudis ka tol hooajal finaali välja, nii et debüüt Euroliigas viis ta kohe finaali. Ja sealt edasi viis teda juba teekond siis CSKA meeskonda, kus ta sai Euroliigat mängida 5 hooajal. Ja kõik need hooajad olid uskumatult tulemuslikud tagantjärele hinnates, sest Jaak Lipso ei jäänud 4 paremulgast välja ühelgi oma Euroliiga hooajal. Nii et 2 võitu ja veel 2 finaali kohta sinna kõrvale nendest 6 ja ülejäänud 2 puhul siis poolfinaalid. Nii et uskumatu tulemuslikkus. Ja võitis ta siis CSKA koosseisus Euroliiga või selle meistri karikasarja 63 ja 69. Ja tuletage meelde, võit aastal 1969 tuli talle juba sellises veel lisaks väga väärikas staatuses, ta oli selleks hetkeks ka kroonitud maailmameistriks, nii et võita valitseva maailmameistrina Euroliiga on omaette unikaalne elitaarne klubi ja mõni aeg tagasi loetleti sellesse klubisse üldse 14 mängijat, nüüd viimast värsket statistikat, viimaste maailmameistrivõistluste tulemuste põhjal ma ei ole siia lisanud, aga ma arvan, et see nimekiri väga palju pikemaks ei ole läinud.
ja nende 14 hulgast leiab ikkagi tõesti ainult väga suuri nimesid, olgu siis Toni Kukoč või Dejan Podiroga või Sergei Velov või siis Jaak Lipso. Nii et päris väärikas seltskond ja päris unikaalne seltskond. Ja veel kord, tulles tagasi selle Euroliiga legendaarse või legendide staatuse juurde, siis on Euroliigas neid suuri hetki, ajaloo suuri hetki reastatud mitmel moel ja ajaloo suurte finaalide loetelus on just seesama 69. aasta finaal ikkagi väga eredalt tänase päevani kirjas, kuna tegemist on siiamaani kõige pikema finaaliga selleks teisele lisaajale. Toimus mäng Barcelonas, San Jordi Valees ja mängisid loomulikult enam klassikalisemad finaali, vist on raske tahta, mängisid Madridi Real ja CSKA seal. Ja läks ta siis teisele lisaajale tänu meie mehele, sest et Jaak Lipso oli selle mängu üks suuri kangelasi. Aitas CSKA siis normaalaja lõpus viigini põhimõtteliselt viimase sekundi korviga ja samamoodi tema punktid aitasid CSKA viigini ka esimese lisaja lõpul, nii et oli selle mängu suur kangelane. 2 korda tuli tänu tema tegutsemisele meeskond rongi alt välja ja teisel lisaajal siis kallutas enda kasuks tasavägises mängus selle skoori. Nii et võideti see finaal ja saadi oma teine võit tänu Jaak Lipsole või Lipso sai oma teise võidu paljuski tänu enda jale mängule. Ja tollest hooajast tegelikult ja selle sama Reali vastu minu kiire statistika jälle ütleb, et tegi ka Lipso oma parima eurosarja punktimängu 22 punkti. See on veidi pealiskaudne statistika, aga mulle tundus see vist peaks olema või võiks olla vähemalt, kui mitte parim tema punktiskoor eurosarjas, siis üks paremaid kindlasti. Nii et selline legendaarne mees ja meie mees siis ka Euroliiga läbi aegade legendaarsemate hetkede kangelaste hulgas selgelt oma märgi maha pani, nii et ma küll arvan, et vähemalt sama kõva mees kui Marek Triismann veepallis oma 2 võiduga on Jaak Lipso oma 2 võiduga korvpallis. Aga loen siia kohe kiirelt otsa veel paar eestlast, kelle ma olen välja noppinud või paar meie mängijat, kes jõudis siis Euroliigas platsile nõukogude ajal. Nende hulgast esimesena ja taas üsnagi tulemuslikult hilisem Kalevi pikaajaline keskmängija Viktor Viktorov, kelle nii-öelda noorepõlve meeskond oli seesama CSKA ja CSKA koosseisus siis hooajal 72-73 oli Viktorov üles antud ka Euroliigas või meistrite karikasarjas ja sai seal ka platsile ja CSKA jõudis ka tol hooajal jällegi finaali, nii et Viktor Viktorov on siis ka Euroliiga finalist. Ja taas meile sellisele tuttavale meeskonnale tuli seal finaalis tol korral armeelastel alla jääda, nimelt kaotati Varese klubile Itaaliast finaal tol korral. Ja Viktorovi parimad punktid tulid ühes eelringi mängus Genfi vastu 9 punkti, nii et täiesti korvpallur. Ja Eino Enden muidugi mängis ka Euroopa korvpallis tublisti mitmel hooajal kaasa, taas CSKA eest ja hooajal 84-85 taas ka meistrite karikasarjas jõuti päris kõrgele, nimelt 4 parema sekka. Ja Enden oli tol hooajal päris põhimees ikkagi CSKA-l ja korduvalt viskas päris suuri punkte. Minu kiire selline provisoorne statistika tabelites näpuga järgi ajamine kinnitab, et näiteks Maccabi vastu tol hooajal viskas 25 punkti, Bologna Virtuse vastu koguni 27 punkti. Nii et oli päris resultatiivne ja kõrgele jõudnud meeskonna üks põhimängijaid, nii et päris korralik hooaeg Euroliigas. Ja hiljem 2 hooajal, kuna me teame, et HKSK või CSKA nendel aastatel mängis siin Nõukogude Liidus suuri finaali Žalgirisega ja paaril hooajal oli nüüd kaotaja, siis meistrite karikasarja asja ei olnud, mängiti karikavõitjate karikasarja ja jõuti ka seal mõlemal korral poolfinaali 85-86 ja 86-87 ja Enden oli endiselt väljakul ja endiselt hea soos. Ja minu kiire statistika ütleb, et tema punktirekordiks jäi 31 punkti Badalona Juventuti vastu selles sarjas. Nii et päris korralikud sooritused meie mängijatelt.
ja väliseestlasi vaadata, siis tegelikult üks ka Rootsi tuntud korvpallur Toomas Peensaar, Södertälje meeskonnaga Rootsi meistriks tulnud eestlane, kes kuulunud ka Rootsi koondisesse, on samuti hooajal 78-79 mänginud Euroliigat, nii et ja jõudsid selle sama Södertäljega siis 8 hulka. Nii et ka täiesti korralikud mängud. Ja Euroopas on saanud kättproovida ka veel Margus Metstak 90-91, nagu mäletame, Metstak ju vahepeal lahkus Kalevist leiba teenima Lahti meeskonda Soomes ja sellel hooajal siis, kui Kalev mängis Karachi sarjas, mängis Lahti meeskonda karikavõitjate karikasarjas ja eelringis saadi siis kaotused Portugali meeskonnalt Ovarense, kuigi Metstak mängis nendes mängudes päris hästi. Nii et 2 mängu Euroopas sai Metstak kirja. Aga nüüd on minul korvpalluritega ring peal. On teil millegagi siia veel vastata? Näiteks, kuidas võrkpallis nende karikavõitude ja tegudega väljakul Euroopa sarjades oli? See väga tulemusrikas loetelu korvpalliplatsilt on midagi, millele on tegelikult vastu käia üks trump küll. Ja tule välja. See trump on muidugi Viljar Loor. Ei ole siin pikka keerutavat sissejuhatust vaja teha. Räägime ära tema natukene eurosarjade väliseid saavutusi ka. Et Euroopa meister 75, 77, 79, 81, 83, maailmameister 78, 82, olümpiakuld kõige krooniks 80, et nagu ta on öelnud, et ega vist hõbemedalit tema kollektsioonis ei olegi, et 76 olümpial ei võetud, NSV Liit ka seal kullast ilma jäi, 84 teame ise, mis juhtuma hakkas, aga selle pika ilusa karjääri sisse on mahtunud ka Euroopa riikide meistermeeskondade karikavõistluste võidud 3 korral. 3 korral, jah. Sellega sa trumpasid meid nüüd ära küll, midagi öelda ei ole. Rahulolevalt võin natukene pikemaltki neist rääkida. Et esimene neist sai teoks 77. aastal. Tegelikult oli see päris huvitav hooaeg selles mõttes, et kuna sai palju 76 Viljar Loor olümpial ei saanud, siis ta oli mängimas Tallinna Kalevis, keskendus kõrgkooli õpingutele ja Kalevi abistamisele, aga nii kõva mees, nagu ta juba oli, arvati, et aina kõvemaks saab, hakkas ka vajastada hirmsasti eurosarja mängudele ja nii ta siis Euroopas esindaski armeevõistkonda. Final Four toimus mitte kaugel Eestist, Pieksamäel ja seal läks kõik väga ladusalt. Vastasvõistkonnad kuigi palju seal vastupanu ei osutanud ja ka tugevatele nagu siis võistkonnakaaslasele tuginedes Euroopa esimene karikavõit 77 kotis. 82-83 olid need teised järgnevad suured võidud ja mis ühtlasi tähendab ka seda, et 83. aastal sai Viljar Loorist siis esimene Eesti pallimängija, kes on oma euro karikasarja tiitlit kaitsta saanud. Vist mul ei jäänud kõrvu, et midagi samalaadset oleks. Lipsal olid aastad vahel ja Riismangil vist ka või? Jah, seal vist olid mitmed aastad vahel ja mitmed erinevad sarjad ka. Aga tõesti 82. aastal Pireuses toimunud mängudes olid kõige olulisem printsipiaalne vastasseis Bukaresti võistkonnaga, kellele 81. aastal tegelikult selle sama sarja finaalis ootamatult kaotati. Nii et see üks suur hõbe Viljar Loori kollektsioonist ikkagi olema peaks. Seostes 82. aastal tõesti Bukarest, Torino ja Pireus pandi kenasti paika ja nii tuli see teine tiitel. Aasta hiljem Final Four toimus
Cannes'is kohalike meestega, võõrustajatega ei olnud erilisi probleem, nagu ka Palma Mallorca esindusega, kuid Parmaga läks printsipiaalseks madinaks ja alles 3-2 tõi siis selle 3. tiitli. Ma usun, et see on niisugune kõige kõrgemas sarjas saavutatud tulemuste kvintessents, et siia polegi midagi palju lisada, kuid pisut madalamatest sarjadest on küll rääkida eestlaste tegemistest. Näiteks Anu Karavajala, kes oma õpingute aastal Leningradis kuulus sealse Spartaki koosseisu, 80. aastal saadi liidu meistrisarjas hõbe ja see viis nad siis ka Euroopa turneedele, kus 1981 jõuti välja lausa finaali. Finaali paraku ei võidetud, aga see on siis niisugune teine pisut ootamatu ja veidi üllatav edu siis Õrnemasoo esindajalt. No kui siin podcasti alguses sai mainitud Liidingö võistkonda, siis tegelikult see meeskond Rootsis oli valitsejaks päris pika perioodi vältel 1966–81, 16 aastal järjest riigi meistritiitel võideti ja ei olnud seal sugugi mitte harvad aastad, kui vähemalt üks Eesti mees platsile sai. Oli ka neid hooaegu, kui võib rääkida lausa 2 mängumehest. Andres Luiga ja Jüri Loosmäe olid mehed, kes ka Rootsi koondisesse jõudsid ja esinesid siis Rootsi klubi eurosarja lahinguis. Nii et muidugi tippmehi võrkpallis on olnud veel ja veel, aga Jaanus Lillepuu minu teada ei NSV Liidus mängimise aastail, eriti mitte Tallinna Kaleviga ega ka hiljem Itaalia võistkondades neid sarju ei mänginud ja need eurosarjad võrkpallis said alguse siis natukene hiljem kui korvpallis. 1960 oli see meestel, 61 naistel ja meil oli küll mõned tippmängijad varem, näiteks Ellen Münter ja Toivo Tomson tulid NSV Liidu meistriks 50. lõpus, 1957 oli see hooaeg, kui esimesed liidu meistrikullad nopiti, aga kuna eurosarju ei olnud, siis seal ka mängimas ei saanud käia, nii et rahulduda tuli pisut vähemaga. Ma usun, et see nüüd on võrkpalli tandrilt esimese hooga kõik. On teil uusi mõtteid tekkinud siia vahele pistmiseks või üle trumpamiseks veel mõnel alal? Üle nüüd enam trumbata ei ole, et nüüd hakkab selline vaikne tipust alla tulek. Et siis tuleks võib-olla korraks jäähoki juurde ja nimede juurde, millest eelmises taskuhäälingus Rait juba rääkis, 2 venda, Hakan Loob ja Peeter Loob, kes siis teadupärast on ka ju Eesti päritolu. Et Rootsis, või tähendab mõlemad siis ju mänginud ka NHL-is, aga enne kui Hakan Loob sinna Atlandi ookeani taha siirdus, siis tegi ka mõned väga korralikud hooajad ju Rootsis ja klubi Färjestads BK ka jõuti siis 81-82 aasta hooajal Euroopa karika 3. ringi, et see oli siis, võiks öelda isegi selline kõige tugevam hokiklubide sari, see oli siis Euroopa klubi meistritele, erinevate liigade meistrite sari siis. Ja Färjestads siis oli eelneval hooajal tulnud Rootsi meistriks ja jõuti siis peaaegu, mitte küll päris lõppu välja, et 3. ringi siis, et kaugemale mitte, aga vend Peeter Loob, tema siis mõned aastad hiljem Södertälje SK klubiga 85-86 aasta hooajal siis jõuti seal Euroopa karikas suisa teisele kohale, et see liiga siis oli sellise moega tol ajal, et mingit finaali või poolfinaali ei olnud, et
seal esimesed 2-3 ringi mängiti küll sellist play-offi stiilis väljakukkumist, aga 85-86 aasta hooaeg oli siis selline, kus lõpuks nii-öelda sinna lõppringi, tugevasse gruppi jõudis siis 5 klubi, need mängisid siis seal omavahel läbi, selles mõttes mitte 2 korda, vaid 1 korra. Ja siis selle miniturniiri põhjal siis selgitatigi, kes siis selle Euroopa karika on võitnud ja selle Södertäljega siis tuligi teine koht sealt. Nii et täiesti kena tulemus, küll mitte Viljar Looriga sarnane, kes hõbedaid ei tunnistanud, aga Peeter Loob siis oli see, kes hõbeda võttis siis vastu. No nii, kas midagi veel? Mina tooks, kui teil ei ole, siis ma tooks ühe karikavõitja veel välja, aga seekord enam mitte pallimängu alalt, vaid maadlusest. Meil on nimelt ka maadlusajaloos olemas klubide Euroopa karikavõitja. Härrasmees nimega Kalju Liiva, edukas maadleja 70 aastate algusest ja tema ajaloos või eluloos on siis ka selline fakt, et Dünamo meeskonna koosseisus on ta tulnud 1972. aastal Euroopa vabamaadluse karikavõitjaks, meeskondlikult karikavõitjaks vabamaadluses siis. Nii et selliseid Euroopa klubide karikavõistlusi on peetud ka teistel aladel ja eestlased on taaskord olnud võidulainel. Väga huvitav ja põnev leid. Mis tuletab meelde, et Euroopa karikasarjas ju klubid või võistkonnad nii mõnel alal lauatennis tuleb ühe näitena ette, aga tegelikult ka meile isegi edukam ala vehklemine. Et Georgi Sositski oli mees, kes 60. aastate lõpus siis üleliidulise võistkonna koosseisus ka 3 korral, 3 kaupa, ma siin oma stuudionurgast neid tiitleid nopin, nii et Looril 3, Sositskil 3 karikavõitu on ka siis temal ette näidata. Ja ei ole ta vehklemises tegelikult ainus, vaid 90. aasta oli see, kui üheaegselt kuulusid võidukasse võistkonda Kaido Kaabermaa ja Vladimir Reznisenko. Nii et sel moel õnnestub meil seda Euroopa karikavõitude bilanssi päris muljetavaldavaks juba kasvatada. Aga minul hetkel küll kahjuks on taskud tühjad ja nimekiri, ettevalmistatud nimekirjad otsas, nii et kui teil on lisada, siis lisage. Minul praegu on võitud ja kullad ja kõik muu on otsas. Kuigi seda ei olnudki nii vähe. Jah, ei olen ka mina kõike välja puistanud, mis oli, et järgi enam pole kedagi ega midagi jäänud. No, ka mina siit poolt loodan, et ei ole keegi meil 2 silma vahele jäänud, kuid sport pakub alati üllatusi, nii et meie arvukad kuulajad, kui teil on täiendusi teha, ärge kartke ühendust võtta, andke märku salapärastest ja vähem salapärastest võitjatest, kes siinkohal mainimata jäid. Ja selle aadressi, millel kirjutada, ma kartes eksida seda, siinkohal ise jutle, annan jutu järje üle Kallelegi, seda alati. Podcast@ spordimuuseum.ee on see meiega ühenduse võtmiseks parim kontaktaadress. Aga seda juttu siis kokku võttes, siis kui alustasime sportmängude või pallimängudega, siis leidsime me selliseid puutumusi nii jalgpallist, korvpallist, võrkpallist kui jäähokist ja veepallist, aga vist ei leidnud näiteks käsipallist, kui meile sellistest olulisematest pallimängudest rääkida. Nii et peaaegu täis palett või selline küllaltki soliidne nimekiri see kokku. Kas me proovime mingisugust pingerida ka või ei hakka seda pingerida? Siin ei ole vist mõtet hakata erinevaid alasid ja erinevaid klubisid võrdama hakata, kuigi mulle tundub, et CSKA ridades on suurem osa neid võite saadud ja kõik muud klubid siis natukene tagasihoidlikumad olnud. Ilmselt küll, jah. Võib-olla see
Dünamot on ka mingil määral, et see maadleja ja siis... Dünamole anname tugeva teise koha. Eks see ju tegelikult nõukaajal ju nii käiski, et armeeklubi ja need Dünamo-süsteemi klubid omavahel ju põhiliselt konkureerisidki. Seda küll, jah. Eks ta nii oligi. Aga tundub, et oleme oma sellise kevadiselt rõõmsameelse ja heatujulise podcastiga selleks korraks jälle ringi peale saanud ja loodame, head kuulajad, et me ei olnud liiga igavad oma mõtisklustes ja tõesti, kui teil on täiendusi, kui teil on keegi kindel nimi, keda me ei maininud ja kedest oleksite tahtnud kuulda, siis pange see nimi kirja ja saatke meile või on teil muid ideid ja soovitusi meile, siis tehke seda sama või on teil ettepanekuid, mis teemadel järgmistes podcastides võiksime rääkida, siis samuti meiliaadress podcast@spordimuuseum.ee ootab teie kirju. Sellise noodiga ongi meeldiv lõpetada, nii et aitäh, et kuulasite. Peatse kohtumiseni. Kõike head.